Tere, head inimesed! Oleme täna eetris jälle tuntud tegelastega, Anti Kukela ja Kristjan Moora. Nii et tere tulemast! Tervist! Maailm muutub päris kiiresti. Igasugused huvitavad sündmused toimuvad praegu, eks ole, üle maailma. Ameerika president teeb igasugused huvitavaid asju ja Eestimaal ka juhtub, nii et paljudest asjadest täna räägime, aga esimene, mis me praegu nüüd peale paneme, Anti, mis see on? Põikame korraks siis Šveitsi Davosi, kus on parasjagu toimumas maailma majandusfoorum ja vaatame ühe lõigu Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi kõnest. Siin on ka eestikeelsed subtiitrid. There are windmills all over Europe. There are windmills all over Europe. There are windmills all over the place. And they are losers. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills. And yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China is very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them. But they don't use them themselves. They put up a couple of big wind farms, but they don't use them. They just put them up to show people what they could look like. They don't spin. They don't do anything. They use a thing called coal, mostly. But China goes with the coal. They go with oil and gas. They're starting to look at nuclear a little bit. And they're doing just fine. They make a fortune selling the windmills, though. And I think really that's one that they wouldn't be surprised if it stopped. They are shocked that it continues to go. They're very friendly with me. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds. They ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them. The consequences of such destructive policies have been stark, including lower economic growth, lower standards of living, lower birth rates, more socially disruptive migration, more vulnerability to hostile foreign adversaries, and much, much smaller militaries. There are windmills all over Europe. There are windmills. Ma panen siia jätkuks juurde ka eile Saarte Hääles avaldatud siis artikli ja mida Trump võtab siin selles lühikeses lõigus üsna tabavalt kokku suurema osa rohepöörde olemusest, eks ole. Räägib, kes on kasusaajad, põhilised kasusaajad on Hiina, eks ole, mis ise vaatab ja naerab kõrvalt, ja Trump ütleb siis sellise otsekohese inimesena välja, eks ole, et need, kes siis sellise tuuletööstuse tegelevad, et on tuuletallajad, eks ole, et tema ütleb otseselt, et nad on rumalad inimesed. Ja siin on nüüd näha artikkel eilses Saarte Hääles, kus raadioinsener Rene Liiver pöörab tähelepanu siis sellele probleemile, mis on seotud meie riigis tuuleparkidest lähtuva inframadalsagedusliku heli mõõtemetoodika ja mõõtemetoodikate, eks ole, paika pidamatusega ja meie oleme sellele korduvalt tähelepanu juhtinud, et nii Saaremaal koostades siis rahvaalgatuse ja teinud ka eelnõu Riigikokku, mis tagasi lükati, eks ole, ja samal teemal on siis riiklikult oluliste küsimuste arutelu Riigikogus, kus on need samad asjad välja toodud, et sellest räägivad siis ütleme, sellest räägitakse täiskasvanute maailma, sellest räägivad eksperdid, eks ole, et millised hukatuslikud tagajärjed ja Trump tõi selle oma sellises 1,5-minutilises lõigus siin väga-väga hästi ja tabavalt välja. Ja mis meil siin lisada, kui et nüüd isegi on Ameerika president meie sõnu kinnitanud, et võib-olla siis Eesti tänased võimulolijad kuulavad ja mõtlevad järele, muudavad ka kurssi, et nad oleksime siin viimased hullukesed, kes siis riiki laostavat poliitikat jätkavad.
noh, meile siin öeldakse, et Trump räägib jama ja maailm vajab uut liidrit ja mis iganes. Jah, see maailm on alati mitmepalgeline olnud ja ega me nüüd eestlaste ja saarlastena võiksime tuua ka hulga neid näiteid viimase aja meie oma kohalike mõtlejate avaldustest, et me peaksime tegelikult järgima meie enda rahva huvidele vastavat poliitikat ja vähem kiitma taga ühte või teist osapoolt. Ja selle Trumpi kõnele kommentaariks ongi see, et ega Euroopa tänased liidrid, keda ta siis kritiseerib, on valinud tõepoolest vale tee, päris hukatusliku majandusliku allakäigu tee ja neid Trumpi kõne soovitame siis kuulata täies mahus. Seal on ka väga oluline lõik sellest, kus ta toob välja, kui palju on Ameerika majandus juba kosunud 1 aasta jooksul. Et selle sama kõne ajal täitus Trumpil siis 1 aasta võimul olemise ajast ja me oleme toonud esile mitte ainult siis nagu tema kõnesid, tegelikult me tahaksime esile tuua ka tema mõnede ministrite ja Ameerika valitsuse esindajate tegevust, ka näiteks terviseedenduse valdkonnas. Ja minister Kennedyt näiteks, ja me oleme seda ka mitmetes saadetes teinud. Tasub järgida, tasub märgata seda, mis seal tegelikult toimub, ja tasub vähem kuulata tänast riigimeediat, mis on kahjuks valel teel jätkuvalt. Aga nende tervise küsimuste, millele Kristjan vihjasin, et Kennedy avaldustel, et võib-olla selle võtame siis lõpupoole. Võtame lõpupoole, et see on nagu nii-öelda terviseminutid, eks ole. Mm-hmm. Aga oluline teema, sest et ega rahva tervis on väga oluline ja meie valimislubaduste juurde me võiksime siis ka tulla lõpupoole, et palju meil on siis õnnestunud selle lühikese ajaga Saaremaal midagi ära teha ja mis meil veel plaanis on. Aga mis me siis järgmisena võtame? Võtaks selle toidujulgeoleku teema, millest me oleme ka mitu korda rääkinud ja mis oli ka Eesti ajakirjanduses siis õnneks Nii. Riigikontrolli aruandest tulenevalt üleval. Et Anti, räägi sellest natuke. Jah, see on nüüd siin nädalapäevad üleval püsinud, eks ole. Nüüd on taas tulnud see, et siin kas 2 tagasi räägiti ja ka meie oleme maininud seda Riigivarude Keskuse toiduvarusid siis, et kus Riigivarude Keskuses on varutud 10% elanikkonnast 30 päevaks toidutagavarad ja see toidutagavara moodustab suuremas osas jahu ja teravili. Ja sellele nüüd on riigi kontrolör Janar Holm oma auditis juhtinud tähelepanu ja toonud ka välja selle, et selline nüüd 10% 30 päevaks, et see ei ole seotud ei ühegi tegevuskava, ühegi kriisiplaaniga, et selline sidusus puudub ja see jätab mulje sellisest laest võetud numbrist või arvust. Ja siin on siis jälle minister Terras saadetud, eks ole, siis oma sõnu järgnevalt kaitsma ja seda teemat uuesti rääkima, aga sealt ei joondu ka välja siis mingisugust selget arusaamist ja edasist tegevuskava, et pigem jätab see sellise teemast eemale fookust viiva tahtva mulje ja ühesõnaga elanikkonna kaitse suunal on töö jäänud tegemata, ehkki Eesti on võtnud endale NATO ees kohustuse, eks ole, et SKT-st 5% panustada riigikaitsesse, 3,5% sellest moodustab siis otseselt kaitsetööstus, aga 1,5% on sellest mõeldud elanikkonna kaitseks, mis oleks just nimelt siis selline toidujulgeolek, energiajulgeolek, eks ole, kütuse tagamine ja ka side tagamine hädaolukordades ning see on jäänud tegemata ja selle asemel, et nüüd tunnistada siis valitsuse tasandil
omas kas suutmatust või tahtmatust seda elanikkonna küsimustega, elanikkonna kaitse küsimustega tegeleda, eks ole, et on siis mindud sellist tavapärast teed pidi, on hakatud lihtsalt hämama, asju sogaseks ajama, eks ole, vett sogaseks ajama, et siin viimasel ajal on ministritel olnud kombeks öelda, et mina distantseerin ennast sellest teemast, eks ole, aga kas see peaks vist tähendama seda, et nad astuvad tagasi kas siis kogu valitsusega ja ka see, et nad distantseeruvad ka oma sissetulekust, eks ole, ministrina, see oleks siis nagu selline korrektne härrasmehelik käitumine. Seda nad muidugi ei tee. Aga nüüd oleks aeg üle vaadata seesama, ütleme, riigi seaduse ettevalmistamine, mis on konkreetselt siis elanikkonnakaitse või tsiviilkaitse ja riigi sõjalise kaitse ühtlustamise seadus, eelnõu, mis siis läbis sügisel esimese lugemise, mis pidi tulema nüüd jaanuaris teisele lugemisele. Seesama siis, ja see tsiviilkriisi ja riigikaitse seadus, seda on juba tegelikult aastakümneid ette valmistatud, ikka ei ole veel valmis. Ja sellest seadusest peaks siis tulenema kõikide ministeeriumite, kaasa arvatud siis elanikkonnakaitsest vastutavate ametkondade sidusad ülesanded ja ka otsused selleks, kuidas seda riigi raha nendes valdkondades kasutada. Seal on võimalik ju Riigikantselei leheküljelt kõigil seda vaadata, et uus seadus tugevdab Eestis valmisolekut ja kui ta tõepoolest nüüd vastu võetakse sellel aastal, siis eesmärgina on seal kirjas, et juulikuus peaks ta kehtima hakkama. On selgitatud, miks seda seadust vaja on, mis on kõige olulisemad muudatused ja ühtse planeerimissüsteemi ja koordinatsiooni teemad, aga see tähendab ju tervet hulka täiendavaid ülesandeid kõigile senistele ministeeriumitele ja ka kohalikele omavalitsustele. Ja sügisel, kui meil olid kohalike omavalitsuste valimised, nende valimistega paralleelselt me juba põhjalikult tutvusime selle eelnõuga, mis oli esimesel lugemisel ja lähtudes sellest lubadusest, et ta nüüd jaanuaris ka teisele lugemisele ja märtsis vastuvõtmisele läheb, oleme siis kavandamas Saaremaa vallas vastavaid muutuseid eelnevalt, et mitte oodata, kuni lõpuks tõesti seadus vastu võetakse ja siis alles hakata seda lugema. Me võiksime ka ennetavalt juba tegutseda, nii et nüüd on ekraanil mõned paragrahvid, mis siis uusi kohalike omavalitsuste kohustusi loetlevad ja seal taga on üks tabel meil ka välja toodud, nii et meil on nagu see on meie nagu iseseisva töö tulemus, mis paarkümmend kohalikele omavalitsustele lisanduvat ülesannet ja see peaks tähendama ka siis täiendavat eelarvet. Ja selle taga ongi see asi seisnud, et kui tahetakse määrata ülesandeid riigi poolt, siis tuleb määrata ka eelarvelisi vahendeid. Selle taga see ilmselt seisabki, et raha ei taheta anda. Võiks mõned ette lugeda, et need on siis nagu väljavõtted 1000 ja rohkema leheküljelisest seadusest ühel kokkuvõtliku tabeli kujul. Ehk siis kõigepealt peab koostama riskianalüüsi, ja mis siis kohaliku omavalitsuse territooriumil juhtuma hakkab erinevate kriiside lõikes, mis ei ole enam nende seaduste piires, mis seni saamisi, mis ei ole lihtsalt hädaolukord, mis võib olla mõne tugevama vihmasaju või külma ilmaga kaasnevalt, et mis läheb üle ka paari päevaga iseenesest, vaid mis puudutavad ikkagi süsteemseid ja globaalseid kriise, mis enamuses ei tulegi meile ju mitte meie enda elust, vaid mujalt maailmast globaalsetest muutustest, olgu see siis ülemaailmne majandus- või rahanduskriis, või olgu see meie piirkonna energeetikakriis, kui tõesti tulevad pikaajalised elektrikatkestused, siis ei saa ka pangandus töötada, siis ei saa meie side töötada, ja kui see kõik on välja langenud ilma isegi sõjalise stsenaariumita, ilma välise sõjalise ründeta, siis me peaksime olema ka oma sisemiste kriiside nii-öelda toimetulekuks valmis ja eelkõige valmis toitma oma rahvast, kes poest parajasti süüa osta ei saa ja kui see kestab nädalaid, siis jälle üks võrdlus teistest Euroopa riikidest, kus juba mitu aastat tagasi anti kohustuslikus korras käsk kõikidele kodanikele omada kodus vähemalt 2 nädala toiduvaru.
meil taandati see soovituslikuks ülesandeks, et soovitame umbes 1 nädala toiduvaru hoida. Aga käsku kui sellist pole antud ja riigipoolset kohustust ametkondadele ka mitte. Me oleme väga maha jäänud paljudest naaberriikidest siin Euroopas. Aga selle nii-öelda väljavõttega me oleme tegelenud ja eks me püüame siis Saaremaa valla kriisi nõukogus ja kriisi juhtimise planeerimisel nende tulevaste muutustega arvestada. Nii et ei tasu paanikasse minna, tasub tegutseda konstruktiivselt ja toome siis välja ka selle ühe lahendusettepaneku, mida me siin üritame rakendada. See on see, et kui me vaatame Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, meile lähedastes riikides toimuvat valmistumist, mis tahes kriisiolukorraks, siis kohalikud omavalitsused tegelevad otseses koostöös kohalike põllumeestega. Põllumeestel on ju samad toiduresurvid olemas. Mitte mingite suurte kaubanduskettidega, vaid kohalike omaenda elanike ja põllumeestega. Ja põllumeestel on olemas ka väga palju vajalikud tehnikat, mida praegu talvel saab kasutada siin teede tänavate lumest puhastamiseks, aga ka kogu selle transpordi korraldamiseks, mis siis hädakorral vaja on, ja me ei peagi silmas väga pikki transpordiahelaid, nii nagu see praegu on, kui Saaremaal toodetud toit liigub praamiga kuhugi mandril olevasse kombinaati, sealt hulgilattu, hulgilaost järgmisesse kaubandusketi lattu, sealt praamiga tagasi, ja siis uuesti kohalike jaotuskettidesse, et sellist väga pikka tarneahelat ka Eesti mõistes kriisi ajal lihtsalt ei saa korraldada. See on võimatu. Et neid otsese tootjalt tarbijale vajalikke tarneahelaid tuleks harjutada juba nüüd, aga seegi eeldab mitmete seaduste muutust. See eeldab seda, et riigihangete seadust selliste elanikukaitse ja toidujulgeoleku tagamisel ei peaks enam järgima, ja see eeldab ka seda, et vald on valmis tegema leppeid, mitte korruptiivsetel alustel, aga mõistlike hindadega, ja vaadates seda praegust tarneahelate kulu, oleks tegelikult võimalik rahvast toita palju odavamalt, kui see täna välja tuleb. Nii et siin on oluline roll ka kohalikel omavalitsustel, valitud volikogudel ja osavallakogudel, kes saaksid selles protsessis ja valmisoleku saavutamisel osaleda. Uus seadus peaks selleks andma siis ka eeldused ja võimalused. Jah, aga kui me üldse toidust räägime, vaata siis on jutt peab ikka olema nagu kohalikust toidutootmisest, eks ole. Et praegu ma vaatan, kui ma sõidan üsna palju praamiga üle, siis vaatan, et tohutu palju suuri autosid sõidab edasi-tagasi ja meile veetakse toitu sisse kõvasti. Välja eriti ei lähe vist. No eksporti peame siiski ka arvestama, et ega nüüd on küsimus, et kuidas see kvaliteet on lõpuks, eks ole. Eesti näiteks loomakasvatuse toodangust suur osa liigub vähemalt Poola, kui mitte kaugemale. Eesti oma just, jah? Mina olen ka Hollandisse müünud oma loomakasvatuse toodangut. Jah, aga sellepärast, et see on kasulik ja see on ka riigile kasulik. Aga küsimus, et mis osa siis jõuab meie oma toidulauale ja kas see on kohalik või on see siis, ütleme tõesti kõige odavam kraam välisriikidest. Et see on tõesti oluline teema. Nii, aga kui me vaatame, mis meie oma toiduga tehakse, siin on nüüd pilt, mis ma teile näitan, mida siis meile tõi ette Loomakaitse Liidu esinaine Kristi Metsa, ma ei tea, kas te teate teda ka? Teame ja jälgime. Ta rääkis, vaata, ta pidas ühe pika otse saate ja siin on nüüd mingid seltsimehed linnast, kes tulevad ja tapavad lihtsalt, ütlevad, et teil võib olla mingisugune haigus suvaliselt. Anti, sa oled doktor ja siin nad räägivad seda, et mingi PCR-test näitab kohe ära, kas loomal on midagi viga ja siis nad tulevad kogu riigi jõuga peale ja lihtsalt tapavad. No kui me sa nüüd kirjeldasid seda olukorda, mis Eestis valitseb, eks ole, ja tõid selle kurikuulsaks muudetud testi, eks ole, PCR-testi, mida siis kasutati või väärkasutati ka koroona ajal, eks ole, et siis
luua selline, eks ole, selline ohukuvand maailmas, ülemaailmselt ja ehkki selle testi väljatöötaja ja looja ütles, et see ei, sellisel juhul ei anna usaldusväärseid tulemusi, eks ole. Nüüd me näeme seda sama testi jälle välja ilmumas siin linnugripi, eks ole, Aafrika sigade katku puhul, et noh, üks päev oli siin just uudistes tore lõigukene oli see, et ilmselt oli see sama Hiiumaa see linnukasvatuse talust oli juttu ja siis oli see, et noh, see oli nagu hobitalu, eks ole. Jah, et lisaks siis lindudele diagnoositi seda linnugrippi ka rebasele, eks ole, et noh, mis näitab seda nagu seda täpsust ja nii nagu seda siin koroona ajal sai lõputult, eks ole, edasi-tagasi solgutatud seda sama testi erinevate tahkude alt, et see test võimaldab lõpmatuseni, eks ole, seda võimendada seda sama, kas noh, nüüd seda siis viiruse mingit osakest, aga see ei räägi midagi sellest, kas tegemist on elusa viirusega, mis võib tõeliselt mingi haiguspuhangu tekitada või mitte. Ja ka see siis, et millised need lahendused peaksid olema, et me teame siin nüüd ka loomaaias diagnoositi, eks ole, siis leiti linnugrippi, aga sinna ei saadetud siis nii-öelda seda tapakamandot peale, vaid pandi karantiini, ühesõnaga on ka teisi meetodeid, eks ole, kuidas siis sellise, ütleme, kui on haiguspuhang, eks ole, kuidas seda piirata, aga noh, antud juhul siin, kui Hiiumaast rääkides, siis on noh, meediast jäänud selline mulje, et loomad iseenesest on terved, eks ole, aga jah, ülereageerimine ei vii kunagi nagu heade tulemusteni ja ma tooks siia juurde, et see näitab seda, jõuame tagasi jälle selle toidujulgeolekuni, et kuidas Eesti riigis, kuidas siis valitsus nagu noh, saab aru toidujulgeolekust. Ühelt poolt on elanikkonna kaitse toidujulgeoleku poolest täiesti tagamata tehtud töö, keegi vastutust ei võta, keegi süüdi tunnista, tagasi ei kavatse astuda, eks ole, et anda siis selles osas juhtimine inimeste kätte, kes oleksid võimekad ja suudaksid selles osas midagi ära teha, eks ole, et tagada inimeste julgeolekut, toidujulgeolekut, et mis on riigi otsene kohustus. Ja selle asemel siis õõnestatakse kõikidel võimalikel viisidel seda toidujulgeolekut, et ma tooks siia juurde selle, me oleme palju rääkinud sellest maha liikumisest, mis Ameerika Ühendriikides on nüüd kogub järjest enam hoogu sisse ja üks väga oluline tegevuskava punkt oli see, et väikepõllupidajate kaitse nii seadusandlikus plaanis kui noh, igasuguste ja riiklike toetuste kaudu, eks ole, ja nüüd on näha siis Ühendriikide tervishoiuminister Kennedy on alustanud siis sellist tuuritamist, vist oli Kesk-Läänes, noh, külastab kohalikke farme seal, eks ole, ja mahaliikumise plaanis on teine asi, toodi täispiim koolidesse tagasi, mis oli siis Barack Obama ajal ära keelatud, eks ole, et noh, ja mis oli otsene löök siis sellise regionaal, eks ole, ja põllumajandus, eks ole, poliitika vastu ja mis sai paljudele väikepõllupidajatele noh, nagu hukatuslikuks. Et me näeme, et osades maades liigutakse täiesti vastupidises suunas, et tuua tagasi rahvale siis õitseng, jõukus, eks ole, tagada elanikkonna toidujulgeolek. Et Ameerika on asunud sellisele teele, pärast räägime ka sellest, et milliseid tervishoiu valdkonna muudatusi on vahepeal nüüd toimunud sellest meie viimases saates. Toome mõned võib-olla olulisemad asjad esile. Ja et siin on meil siis kohaliku omavalitsuse tasandil, Kristjan juba rääkis, eks ole, meil on palju võimalusi, kuidas seda teha, aga selleks meil on õigus ja ka kohustus küsida siis riigilt siis rahalisi vahendeid, eks ole, et tagada, arendada välja, tagada ja suurendada nii toidujulgeolekut kui ka energiajulgeolekut. Nii, aga ma uurin seda,
Kristjan, sina oled nüüd nagu kõrgel kohal, ütleme volikogu esimees, kas kohalikul omavalitsusel on üldse mingeid hoobasid, näiteks siin on ju Saaremaal ka vist mingid linnukasvatused, Tanelil või on keegi tegelane, kui nendele sajab samasugune ähvardus sisse, et kõik linnud vaja maha tappa, kas kohalik võim saab kuidagimoodi kätte ette panna? Tänasete seadustega ongi see kurb lugu, et Eesti Vabariigi kohalikud omavalitsused on kõige väiksema võimupädevusega omavalitsused terves Euroopas. Et meie enda territooriumil toimub ju väga palju paralleelseid tegevusi erinevate riigiametite juhtimisel. Ja nii nagu riigiseadustega on paika pandud, nii ka siis see PTA ehk siis Põllumajanduse Toiduamet tegutseb ja need juhised ka mingite PCR-testide kasutamiseks või muud on tegelikult kasutavad ikkagi rahvusvahelisi soovitusi ja juhiseid, nii et mingid projektid, mis tulevad ütleme Euroopa Liidu tasandilt, jõuavad siis läbi valitsuse ametitesse, kes seda täide viivad, olgu see siis Terviseamet või olgu see siis Põllumajanduse Toiduamet, siis vaatamegi neid paralleele. Kogu COVID-i kampaania oli tegelikult mingi rahvusvaheline projekt, ei tulnud isegi riikide tasandilt, vaid tuli veelgi selliselt globalistliku maailmavalitsuse tasandilt ja kõik riigid täitsid seda vastu vaidlematult ühise ajalise ruumides ja seda täitis ka Venemaa, kui mäletame, eks. Huvitav küll, jah. Ja huvitav on ka see, et väga paljud algatused on tegelikult ju ka tulnud Ameerikast. Et ka see tuli suures osas näiliselt vähemalt Ameerika endise võimu eelmise siis võimu poolt ja tänasest võimust me näeme selget vastandumist sellistele projektidele. Ja mis tahes põllumajanduslikud siis sigade Aafrika katku või muud, nad on natuke seotud jälle selle WHO ehk Maailma Terviseorganisatsiooni projektidega ja võimegi vaadata, kuidas siis Ameerika praegu ennast nendest kahtlastest projektiorganisatsioonidest lahti seob ja kuidas me nagu riigina, mõni riik siis riigina käitudes saab käituda ja tegelikult küsimus oli ju kohalike omavalitsuste võimaluste kohta. Saame küll ka riikliku omavooli ja kuritegevuse vastu astuda, sellepärast et üks põhiline oskus, mida kodanikud peaksid õppima, on see, et kuritegeliku käsku ei tohi täita. Ja kui on selgelt kuritegelik käsk, võib nii kodaniku tasandil kui kohaliku omavalitsuse tasandil kui ka riigiametniku tasandil vastu hakata. Kas see sama õnnetu riigiametnik, kes läheb sellist hullu plaani kuhugi obitalusse täitma, ma kujutan ette, et inimesena on äärmises stressis, aga tal puudub julgus öelda, et ei täida. Ja mõni rumalukene siis läheb täidab. Ta lastakse lahti kohe ju. No just, eks ole, ja siis lahti laskmise hirmus lasti ennast ka süstida, eks ole. Näiteks, jah. COVID-i ajal. Ja nüüd on viimane aeg jõuda selleni, et ei tee. Et ülemus, kes selle käsu annab, vastutab eelkõige ja vastuastumise meetodeid on hulga, aga kõige lihtsam on öelda sirgelt näkku vaadates, et see on kuritegelik käsk, keeldun täitmast ja ei saa ka karistada inimest, kui tegemist ongi kuritegeliku käsuga. No ütlevad, et me saadame teile politsei kaela. No väga tore, aga politseinik võib ka keelduda käsu täitmisest. Ei, näiteks Hiiumaal vist ähvardati, et me tapame teie kassid ka kõik ära, kui te... No võtta, aga selline ametnik nime, näo ja isikukoodiga tuleb siis esile tuua ja tema kuritegelik tegevus ka teistele näitlikult lahenduseni viia, et ta rohkem sellist rumalust ei räägiks. Et võimalusi on, tuleb kasutada. Jah. Mida rohkem meil rahvas on hulga inimesi, kes ei ole allunud sellele, eks ole. Meie ei ole küll meedias aga kajastust leidnud, aga ka nendele varasematele käskude täitmisest oleme süstemaatiliselt keeldunud ja väga rahumeelselt ka siin saates ja muudes saadetes rääkinud sellest, kuidas see on võimalik ja kuidas me lõpuks suudaksime siis olukorda muuta, aga tegelikult me peame aru andma sellest, et niikaua kui siin Euroopa Liidust ja Ameerikast tuleb meile vastandlikke käske, nii on ka meil valitsuses võimalus õigustada ennast ühe või teise poolega, aga kui on mõistlik ja ebamõistlik, siis selle vahe tegemine peaks olema nagu kodaniku kohus. Ja võib-olla siis vaatame veel mõnda Ameerika viimast juhist, et Anti näita meil. Nii. Jah, siin Kristjan võttis juba selle kurja nime suhu, eks ole, Maailma Terviseorganisatsioon ja siin on näha siis
Ameerika Ühendriikide valitsuse, eks ole, Valge Maja pressiteade 20. jaanuarist, et presidendi täitev korraldus, eks ole, et millega siis Ameerika Ühendriigid astuvad välja Maailma Terviseorganisatsioonist, et see ei ole ainuke rahvusvaheline organisatsioon või ühendus, millest Ameerika nüüd lahkub või on lahkumas, et neid on kümneid ja kui me vaatame, toome siia kõrvale nüüd selle Maailma Terviseorganisatsiooni rahastuse, eks ole, et me näeme siis, siin on 4 esimest rahastajat, kõige suurem on, eks ole, $500 miljardit on Ameerika Ühendriigid. Järgmiseks on siis erarahastus, eks ole, Bill ja Melinda Gates sihtasutus, eks ole. Siis tuleb siin Ühendkuningriigid, Saksamaa ja Euroopa Liit, ülejäänud on juba oluliselt väiksema. Ja seda on pikalt Saksamaa kuulub Euroopa Liitu, aga nad eraldi veel siis nagu toidavad seda. Et need on võib-olla siis veel sõjareparatsioonid, eks ole. Me peame aru saama, et mis on lubatud ja mis ei ole lubatud mõnele riigile või mõnel on siiamaani veel kohustuseks, aga täpsustuseks, et need aastaarvud seal üleval jooksevad, eks ole, see on nagu siis senine taktika. Ja. Nüüd eelmise aasta numbrid on seal vist ka veel peaaegu sees. Vaatame siit alt 25 üleval joone peal oli sul see. Siin on 23 aasta rahastus, eks ole. Aga kuna see rahastuse muutmine toimus alles nüüd, siis see puudutab nüüd 26. aasta eelarvet, mida seal ei ole, ja 25. aasta eelarve ju koostati tegelikult 24. aastal enne seda, kui Ameerikas võim vahetus. Et selliseid, meil praegu puudub selline lisa selles, mis siis näitab selle aasta numbrite muutust. Kui me selle siia kõrvale toome, siis me saame ka aru, milline paanika nendes organisatsioonides valitseb ja kuidas seda tuleb muuta. Ja ilmselt seal on niisugune ajaline nihe siis, et mõned riigid, Eesti seal hulgas tänase valitsusega, kestavad veel mõne aasta ja kuidas sellistes protsessides on aastaid kestev ajaline nihe ja kuidas meie kuidagi sabas sörkides siis võib-olla hiljem ka järele jõuame. Ja me saame siit ilmselt natuke siis spekuleerida neid võimalikke mõjusid, mida siis Ameerika Ühendriikide lahkumine Maailma Terviseorganisatsioonist seda ka kaasa toob, eks ole, et siin ilmselt kõik mäletavad seda Maailma Terviseorganisatsiooni nii-öelda sellist jõulist tegutsemist koroonapandeemia teatud suundades aga teatud suundades, mis oleks taganud siis rahva tervise säilimist ja paremaks muutmist, selles osas jäi tegevus lahjaks, eks ole, ja siin on erinevate tervisevaldkondade pealt tõusnud välja probleemid, et kus hooldekodudes vanurite suremus mingil põhjusel tõusis, samal ajal tõusis narkootiliste valuvaigistite unerohtude tarvitamise, eks ole, hulk paralleelselt selle vanurite suremusega ja need on toodud ka nende põhjuste hulgas välja, aga ilmselt on ikkagi siin selline, kui me vaatame seda suurt erarahastust siin juures, et Maailma Terviseorganisatsioon on siis sellise globaalse, eks ole, ühtse valitsuse sellise agenda pooldaja kogu aeg olnud ja ka selline väga, ütleme nüüd siis selle viimase meie nii-öelda katkuepideemia ajal, eks ole, sellise ka nii-öelda ühtse tervisepassi, eks ole, jõustaja ja läbisuruja niimoodi, et ja see pandeemialeping, et meil on siit oodata ainult nagu positiivseid tulemusi, et siit vundamendist on nüüd väga, väga suur tükk maailma tervishoiu vundamendist välja kistud ja loodetavasti jääb oodata ainult seda, et ta kukub ise oma raskuse all kokku. Vaata, me oleme rääkinud sellest lepingust, eks ole, WHO lepingust, mis kui huvitav, kuidas sellega lood on? No ma ei ole nüüd päris kindel, aga minu teada see siis ikkagi võeti vastu, tähendab selle Eesti poolt võtsid vastu inimesed, kellel puudub selliseks tegevuseks ja millegi alla kirjutamiseks rahva mandaat, eks ole, järelikult need on kehtetud sellised allkirjastamised, eks ole, mingisuguste lepingute, pandeemialepingute allkirjastamised. No siin on vaja vaadata nende protsesside sellist järjepidevust, et kuidas valmistati ette siis seda COVID-i asja, mis siis nüüd on toimunud järgmise samasuguse kampaania ettevalmistamiseks nüüd meie nii-öelda sigalates ja nüüd ka siis linnufarmides ja nüüd ka hobitaludes. Eelmises saates me ju näitasime Briti farmerite proteste
Need on niisugused komplekssed meetodid, et lisaks siis väiketalude hävitamisele nii-öelda otseste loomade hukkamiste ja mingite PCR-testidega on ka maksumuudatuste plaan olnud, eks ole, mille tõttu siis ka need Briti farmerid välja tulid. Pärandimaksu kehtestamine talu üleandmisel vanematelt oma lastele ja suur osa on ka siis Euroopas praegu ka sellel nädalal Eesti ajakirjandusest toodi välja, et Euroopa nii-öelda põllumajandustoetuste arv hulk 2027. aastast alates oluliselt väheneb ja ega põllumehed ei ole ka kindlad, kas sellel aastal näiteks siis üldse veel välja makstakse 2006. aastal. Eelmise saate ajal me ütlesime, et tõepoolest detsembris ette nähtud toetused maksti välja. Täna me oleme ka üsna kindlad, et ka veel jaanuaris ja veebruaris makstavad siis mahetoetused ja pärandkoosluste hooldamise toetused ka tõenäoliselt makstakse välja, et need on enamasti Euroopa Liidu toetused. Seaduslikult Eesti ei saa neid praegu mingiks muuks otstarbeks kasutada, aga edaspidi, kui need Euroopa toetused antakse meile ilma nii-öelda kohustusliku sihtotstarbeta, siis küsimus on praegu selles, et milleks siis Eesti riik neid toetuseid veel kasutada võib ja kas põllumehed saavad selle kätte 100% ainult mingi osana. See vaidlus ei ole või arutelu ei ole kuhugi praegu veel välja jõudnud, aga me näeme, et muutused on tulemas ja selles suhtes seesama kohalike omavalitsuste ja kohalike toidutootjate vajalik vahetu koostöö on oluline. Mitte ainult kriisiks, nüüd me jõuame ka selleni, et me tegelikult ju tõime siia need kriisi näited. Me ei saa ära hoida maailmas kujunevaid kriise, aga me peame tegutsema selle eesmärgiga, et meie enda majandus pöörutuks taas tõusuteele ja need maksud, mis on vahepeal kehtestatud, saaks ära muuta. Et siin on väga palju teha, mida senise kursi muutmiseks kompleksselt tuleb teha. No paljud asjad tulevad meile Euroopa Liidust, eks ole, ja nüüd tehti mingisugune leping seal Lõuna-Ameerikaga, aga see leping vist ei läinud nüüd, Europarlament ei lasknud seda vist läbi, ei ratifitseerinud, et kas sealt võib näha nagu mingisugust kurja kätt, et Euroopas põllumehed ju, vaata, nad olid nii Prantsusmaal kui Saksamaal tulid traktoritega tänavatele, on ju, just selle lepingu vastu, et mujalt hakkab nagu tulema selline odavam toit sisse, omad põllumehed jäävad nälga. Ja parem oleks siis, ma mõtlen seda, minu selline aju mõtleb seda, et sellepärast olekski vaja kohalik toidutootmine ära lõpetada, et regionaalselt on seda vastuolu ju olnud palju. Esiteks ei ole Euroopas niimoodi oma koduturu kaitseks sugugi ühiseid reegleid. Soome ja Põhjamaad on oma nii-öelda kohalikku tootmist alati subsideerinud rohkem ja see eelkõige avaldubki siis nendes toetuse määrades, mida siis riik oma talupidajatele ja toidutootjatele maksab lisaks nii Euroopa üldisele. Eestis on see võib-olla jälle üks kõige väiksemaid osakaale siis meie riigipoolne toetus Euroopa Liidu toetustele. Aga see vastuolu siis mujalt toodavale toidule on ju ka näiteks Poolas avaldunud väga teravalt Ukrainast sisse toodava vilja ja asja suhtes. Nii et ega Euroopa on majandusunioon olnud algusest peale oma turu kaitseks, siseturu nii-öelda tollivabaks liikumiseks, aga väliste mõjude takistamiseks, et meie Euroopa Liiduga liitumise järel siis ka ju ütleme siis sõjaeelsest Ukrainast sisse toodud vilja ja toidu import sisuliselt lõppes. Et midagi ei ole teha. Tollid on kõikide riikide ja nende ühenduste teema ja kuidas me neid enda kasuks oma riigis kasutame ja kuidas me oma eksporti toetame ja importi siis piirame, on teema alati ja protestid tõepoolest mujalt sisse toodava odava toidu vastu on ju tootjate poolt igati loogilised. Iseasi on siis nüüd see, kuidas riik sellele reageerib, aga mingeid kokkuleppeid vähemalt britid said ja ma arvan, et neid maksusoodustusi nad said, aga nii-öelda impordi seaduste muutmiseks praegu meil veel andmeid ei ole, mis siis nendest kavatsustest lõpuks riigi tasandil tehti. Nii et kus tollisüsteemi kujundatakse, on see ka kindlasti Ameerika Ühendriigid.
ja me teame ka, et Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline vastuolu on ka suuresti need samades tollitariifides, mida siin üritatakse kehtestada. Nii, et noh, sa rääkisid siin praegu Inglismaast, eks ole, et aga just Euroopa Liidus, et meil kohalik põllumees nagu, et meil on ju tähtis, et kohalik põllumees saaks toota, eks ole. Saaremaal ka. Saaremaal on, vaata, mis meil on, lihakombinaat ei funksi enam. Läksid pankrotti ja järjest ja nüüd viimane asi, mis piimakombinaat veel natuke töötab. Ja märtsis suletakse ka Saaremaa viimane leivatehas, eks ole, Karjapagar. Nii, aga Saaremaa, aga Muhumaal midagi on. No Muhu leiba tehakse Saaremaal Coopi poe juures väga väikesest kogusest, et kohaliku turule teda palju ei lähe ja enamus Muhu leiva tootmisest on ammu Tallinnas. Nii et soovitan soojalt seda tarbida ja osta ja süüa, et seegi toodang veel jätkuks. Jah, aga ma mõtlen, mis selle põhjus on, oskad sa öelda? No üks Karjapagaril näiteks. Keskne turu tingimustest tulenev erisus on see, et Saaremaal mis tahes toodangu mandrile transportimine on praamipileti hindade tõttu kallim. Väidetavalt 15–20% on see erisus, aga see teeb juba seda, et tootja ei ole enam konkurentsivõimeline, kuna see kasumimarginaal, mida mis tahes Eesti tootjad oma turule müües veel õnnestub saada, on nii väike, et kui see transpordi erisus lisada, siis lihtsalt keegi ei osta enam. Ja Karjapagar vedas oma enda kaubikutega siis leiba üle Eesti poodidesse laiali, aga see on see lisakulu, mis siis selle ettevõtte sisuliselt pankrotti viib või tema kahjumisse viis, et kui ta oli veel 23. aastal kasumis olev ettevõte, siis muude riigimaksude ja elektri hinna tõusuga. No võt, see elektrihind. Elektrihind, millega siis ei ole enam võimalik odavalt leiba küpsetada. Viis nad juba 24. aastal kahjumisse ja 25. aastal seda me praegu neid numbreid ei tea, aga see otsus, see ettevõtte lõpetada on ilmselt tuleneb sellest samast Eesti maksusüsteemist tervikuna. Aga mis me siis siin Saaremaal teha saame, me saame jälle praamipiletite hinnaga võidelda, et eelmises saates me sellest rääkisime, kohtusime ka seesama PTA, meil on põllumajandus ja regionaalministeeriumi minister, kes siin korraks külas käis meil oma delegatsiooniga ja nüüd oli meil kohtumine siis TS Laevadega, mis on siis Tallinna Sadama allettevõte, mõlemad on börsiettevõtted, nii et TS Laevad täidab kohusetundlikult neile antud riigipoolseid juhiseid ja väga palju midagi muud mõjutada ei saa, nemad siis opereerivad laevu, teostavad piletimüüki, aga piletihindade osas nemad midagi muuta ei saa, seda saab teha ainult ministeerium. Ja meie selgelt ka valimislubadus ja taotlus on see, et me taotleme siis saarlastele piletihindade viimist nulli, ilma piletit ostmata ei saa nagu praami järjekorda reguleerida, aga meil on praegu juba, eks ole, väikesed lapsed saavad tasuta sõita. Meetod, kuidas siis saarlast üle lubada, oleks sarnane, et see siis kaotaks diskrimineerimise saarlaste ja mandriinimeste suhtes, selles mõttes, et kui Tartust või Võrust või Pärnust keegi sõidab Tallinna, siis kiirteemaksu ei pea ta maksma. Me peame aga praamipiletit kõik ostma ja nüüd ettevõtjatele peaks siis samuti kehtima, et Saaremaal registreeritud ettevõtjate nii-öelda kaubavedu oleks tasuta, nii nagu see mujalt Eesti piirkondadest on. Ja sarnaseid lahendusi on ka Põhjamaades oma saarestikuga transpordile võimaldatud. Nüüd iseasi küsimus on, et mis siis saab nendest külalistest, eks ole, paljud on ju tegelikult meie oma pereliikmed, kes on siis elavas, õppimas või raha teenimas kuskil mandrile läinud, aga kellel suur osa perest elab endiselt Saaremaal, nemad peavad siis maksma seda võõraga sarnast tasu ja nüüd muutus ka see kord, et saarlase piletit saab ainult osta see, kes on 31. detsembri seisuga sisse kirjutatud, siis aasta jooksul seda enam muuta ei saa. Varem oli meil palju suvesaarlaseid, kes suveks ennast Saaremaale registreerisid ja seda võimalust kasutasid. Aga ettevõtjate lähtekohast on see nagu kõige olulisem.
ja siin ei jää meil muud üle, kui teha poliitiline avaldus, me selle tekstiga koalitsioonis oleme esitanud, meie poolt on see ette valmistatud, loodan, et varsti läheb ta siis volikogu päevakorda, saan võtta ja saame siis teha sellise selge nõude riigile diskrimineerimine lõpetada. Me ootame veel ennem seda ära meie õiguskantsleri visiidi ja kohtumise, mis on ka lähipäevadel, siis toimub Saaremaa ettevõtjate liiduga, kes siis nagu õiguslikust tasandist ja diskrimineerimise välistamiseks sama asja nõuab õiguskantslerilt, et saarlaste erikohtlemine lõpetada ja pärast seda siis me viimistleme selle poliitilise avalduse teksti ja suuname siis järgmisesse volikogusse. Ja siis on ka, ma usun, et opositsiooni saadikutel põhjust olla poolt, sest et see on nagu kõigi saarlaste huvides kaotada praamipiletite hinnad Saaremaa elanikele ja Saaremaa ettevõtjatele. Vähemalt sellise avalduse esitamine tänasele valitsusele võiks olla meie kõigi ühine eesmärk. Nii? Kas nüüd valitsus seda toetab või mitte, no me oleme selles mõttes kogenud ja näeme tänase valitsuse sellist jäärapäisust mis tahes küsimustele eitavalt vastamises, aga me ootame ka järgmiseid Riigikogu valimisi ja näeme, et kui nad vähegi tahavad üldse veel osaleda poliitikas, siis võiksid nad mõistlikke ettepanekuid toetama asuda. Ilma e-valimisteta muidugi, eks ole. Seda ka, seda kindlasti, jah. Asjad liiguvad, ütleme, sealt üle mere positiivses suunas siia suunas praegu, mul on selline tunne. Jah, aga nagu me juba ütlesime suure viivitusega, et kuna Euroopas on veel mõned meie enda esindajad ka ametis, kes ei ole suutnud või ei suudagi kurssi muuta, et siis see viivituse hind tuleb meil ka veel üle elada. Nii, aga Antil on siin midagi nüüd. Jaa, et põikaks nüüd jälle hetkeks tervisevaldkonda ja lähme jälle Ameerikasse, eks ole, et kus toimub kõik praegu väga kiiresti ja vastas suunas sellele, mis Euroopa Liidus, eks ole. Ja siin on nüüd viimase nädala seest jällegi suur uudis, eks ole, nüüd maha selle liikumise raames, et kui me oleme siin käsitlenud seda mahaprojekti ja kus see oli vist meil kevadel, kus me rääkisime sellest, kui see mahaprojekt välja anti Ameerika valitsuse poolt, et seal ühe sellise tervisekahjuliku keskkonnategurina toodi välja raadiosageduslik elektromagnetkiirgus või väli, eks ole. Ja mitte ainult raadiosageduslik, siin on nüüd räägitud, siin on nüüd konkreetselt siin on räägitud raadiosageduslikult, tegelikult on võetud juurde ka siia nüüd siis meie tavaline võrgusagedus, eks ole. Aga siin on nüüd Ameerika Ühendriikide tervishoiuministri ehk siis nagu valitsuse avaldus, eks ole, et raadiosageduslik kiirgus on siis suur oht rahva tervisele, eks ole. Ja sellega paralleelselt kadus Ameerika Ühendriikide ühe rahvatervise järelevalvet teostava ameti ehk selline toidu- ja ravimiameti leheküljelt ära väide, et mobiiltelefonid on ohutud ja mis on seal aastakümneid üleval olnud. Ja teine on siis teade seonduvalt selle sama teemaga on see, et Ameerika Ühendriigid käivitavad üleriigilise uue uurimisprojekti, et siis tuua siis rohkem infot selle raadiosagedusliku kiirguse tervisemõjude kohta. Et neid uuringuid on tegelikult aastakümnete jooksul kogunenud väga palju ja otseselt see uus uuring tõenäoliselt midagi murrangulist juurde ei anna, et minister Kennedy on ise välja ütlenud, et üle 10 000 uuringu näitavad raadiosagedusliku kiirguse ja võrgu elektri kahjulike tervisemõjusid, eks ole. Ja tähendab, sa ütlesid võrgu, see on, mis meil seinast tuleb, jah.
Ameerikas on see 60 hertsi, meil on 50 hertsi. Aga sellel on teadlased aastakümneid juhtinud tähelepanu, samad Kennedy, eks ole, tsiteeritud 10 000 uuringut, on tehtud selliseid, ütleme, pöördumisi, avalikke pöördumisi nii jällegi selle Maailma Terviseorganisatsiooniga ja valitsuste poole tagajärjetult. Neid on umbes 50, kus selle sama valdkonna teadlased, siin nüüd viimane, üks viimastest on 5G kohta, aga neid on siis nende varasemate G-de ja ütleme kokkuvõtvalt raadiosagedusliku kiirguse, eks ole, selliste negatiivsete tervisemõjude kohta. Sellele oleme meiega oma saadetes, eks ole, siin juhtinud tähelepanu. Me oleme esitanud ka Kristjan kandis Saaremaa vallavolikogus, see oli eelmise aasta talvel, kandis ette selle eelnõu, see oli siin seotud selle vark- ja ilmaradariga, eks ole, mis samamoodi töötab üle selle raadiosagedusliku kiirguse. Ja see on olnud ka, ütleme, ühe sellise rahvaalgatuse raames 2019 aastal Riigikogu sotsiaal- ja keskkonnakomisjoni avalikus arutelus seal, kus siis rahvaalgatuse koostajad kaasasid sinna 2 maailma mainega tippspetsialisti sellest valdkonnast. Eesti poolt oli seal siis esindatud, siis ütleme, suures osas Tehnikaülikooli inseneride poolt, oli seal ka 2 arsti, üks oli doktor Everaus, hematoloog, teine oli Viktor Vassiljev, perearst, eks ole, ja siis hoolimata siis väga põhjalikust ettevalmistustööst ja raportist, mille need maailma mainega teadlased esitasid ja kommentaaridest oli aru saada, et mitte keegi selle sotsiaalkomisjoni inimestest ei olnud sellega tuttunud, eks ole, kuna kommentaarid, ütleme, olid piinlikud ja nad ei saanud üldse aru, millest jutt on, et see oli stiilis, et sellise naeruga keegi ei kavatse teid siin surnuks kiiritada, eks ole. Aga ühesõnaga, see teema on nüüd teravalt ülal, me näeme nüüd seda, kuidas hakkavad asjad, kas Eesti riigis on mingisugust reaktsiooni sellele, kuna Sotsiaalministeerium tellis 22. aastal Tallinna Tehnikaülikoolilt sellise projekti hinnang praegustele 5G kasutusele võtmisega kaasnevatele võimalike tervisemõjudele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirgusega ehk seesama raadiosageduslik kiirgus. Ja siin need teadlased andsid välja väga konkreetsed soovitused Eestis kehtivate raadiosageduslike piirnormide muutmisele ja soovitasid tuua need kordades allapoole, et vähendada negatiivseid tervisemõjusid elanikkonnale ja samamoodi võtta kasutusele paralleelselt mõõtemetoodika, mis kajastab reaalselt keskkonnas esineva raadiosagedusliku kiirguse väljatugevust. Neid soovitusi ei ole arvesse võetud, nüüd ilmus, kas eelmise aasta lõpupoole ilmus uus määrus alla kirjutatud, kus neid soovitusi ei ole arvestatud. Ja tuleme nüüd kohaliku omavalitsuse tasandile. Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus, üks paragrahv annab õiguse kohalikule omavalitsusele kehtestada riiklikest normidest karmimaid piirnorme keskkonnafüüsikalistele teguritele. Nii et meil oleks võimalus siin oma Saaremaa vallas viia sisse karmimad nõuded. Ka siin Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste soovitustes on mainitud ära ka see, et selline piirnormide allapoole toomine ei halvenda kuidagi siis selle, ütleme, juhtmevaba tehnoloogia kasutamist ja andmekasutamist, ühesõnaga kõik õhukaudu levib, eks ole, andmeside, telefoniühendused, neid ei mõjuta see mitte kuidagi. Et selle elektriväljad saab kordades allapoole tuua, mis vähendaks oluliselt negatiivseid tervisemõjusid, aga hoiaks kõik sellise juhtmevaba tehnoloogia kasutamise võimalused endise tasemel. Ja meil oleks võimalus seda teha, see muidugi eeldab nüüd teatud teavitustööd elanikkonna hulgas, sest Eesti elanikkonna hulgas kahjuks seda ei ole teavitustööd tehtud, teadlikkus selles osas on madal. Aga
siin on meil võimalus oma koalitsioonipartneritega koostööd teha, et viia see komisjonidesse ja sealt edasi volikogusse, ütleme siis selle meie elukeskkonna tervemaks muutmise eesmärgil, eks ole. No ma siia toongi vahele siis selle töö, mida on vaja teha, et inimesi ja ka koalitsioonipartnereid selles veenda, mida Anti on meile aastaid juba selgitanud ja mida näha tema poolt esitatavatest uurimistest, seda Anti ei ole seda välja mõelnud. Anti esitab teile ju Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste hinnanguid, mis 22. aastal avaldati ja ennem seda olid aastaid ka uurimises, eks ole, mis on 2019. aastal Riigikogus ammu päevakorral olnud rahvusvaheliste teadlaste poolt esitatud, mis on nagu pikk ja pidev protsess olnud, aga kui me nüüd asume oma koalitsioonipartnereid veenma Saaremaa vallavolikogus või siis volikogu komisjonides, Anti on meil nüüd Saaremaa valla siis volikogu sotsiaal- ja tervisehoiukomisjoni liige ja komisjoni hiljutisel koosolekul tõi selle vajadusega väga selgelt esile, samuti ka hariduse ja noorsootöö komisjonis, kus ta on samuti liige ja ega siis see teadmatus ja uskumatus ei ole meil sugugi ülejäänud koalitsioonipartnerite erakondade vahel väga erinev, et ütleme niimoodi, et EKRE liikmete teadlikkus on meie sihikindla töö tulemusel jõudnud juba järgmisele tasemele, aga kõigi ülejäänud volikogus esitatud inimeste seas on veel palju neid, kes kas siis kuulevad esimest korda või ei taha üldse kuulda seda juttu, mida me räägime. Ja ega nüüd toetudes siis sellistele Ameerika otsustele me loodame, et inimesed märkavad ja hakkavad pikkamööda mõistma, et me ei aja siin mingit oma väljamõeldist, vaid ikkagi Ameerikas juba nagu riiklikul tasandil otsusteni jõudnud teadmisi edastame ja loodame, et siis pikkamööda märgatakse, aga loodame, et märgatakse rutem. Natuke liiga kauaks on venima jäänud meil see mõistmine ja kaasatulek, et positiivsete ettepanekute ja lahenduste leidmine koolides, lasteaedades, ka volikogu enda saalis, kus meil on näitena siis Saaremaa volikogus on meil 31 voliniku liikme kohta. Istungitel osalevad ka vallavanem ja vallavalitsuse liikmed, sekretärid ja teised. See tähendab, et meil on üle 40 arvuti korraga selles saalis sellise sülearvuti laudade peal. Paljudel on ka oma isiklik arvuti seal kõrval, sest et volikogu istung on pikk, aetakse ka oma asju, siis on kõigil taskus mobiiltelefonid, nii et see arv 40 tuleks korrutada vähemalt 3-ga, kõik nad on lülitatud istungite, mis kestab tunde, ajaks kohalikku wifi võrku. See wifi on keeratud maksimumiks ja kipub olema piirangu peal, et ta enam nii rohkem neid tarbeid taha võtta ei saa. Ehk siis me istume 3-4 tundi väga tugevas wifi väljas, kõik eraldi seadmetega, selle asemel, et ühendada meie nii-öelda elektroonilist tegevust võimaldavad arvutid rahulikult varjastatud kaablitega ja valguskaablitega tagatud internetivõrku, mis on tegelikult selles hoones olemas, ja teha see nii-öelda imiteeritav kiirgusnivoo nulli lähedaseks. Et toome siis ühe teadusuuringu veel välja, mis siis puudutas inimeste kognitiivsete võimete vähenemist sellises mõjuväljas olles, et oskad sa meenutada Anti neid tunde ja minuteid, mille jooksul juba inimese nii-öelda vaimsed võimed kiiresti ajutiselt kahanesid, et see kahanemine on enamasti selline lühiajaline, kui see aga pikkade aastate jooksul süvenev ja lastel eriti kahjulik, et kuidas see Tallinna Tehnikaülikooli ja muude uuringute põhjal avaldus? Ja, ma tooks võib-olla siis meil täitsa kodumaise näite siia, et selline nüüd juba emeriitprofessori staatuses Hiie Hinrikus Tallinna Tehnikaülikoolis, tema on oma karjääri jooksul siis uurinud just nimelt selle sama raadiosagedusliku kiirguse mõju aju
elektrilisele aktiivsusele ja leidnud väga selge mõju, eks ole, et kuidas see raadiosageduslik kiirgus siis mõjutab ja kuidas see siis väljendub, eks ole, noh, ütleme siis haiguslikuna. Ja Hendrikus viis läbi katseid oma üliõpilaste peal ja noh, kes on, ütleme siis, eeldatavalt valdavas osas kõik noored, terved inimesed, eks ole, ja kui ta siis töötles neid selle sama raadiokiirgusega, mis oli tunduvalt madalamal võimsusel, kui meil praegu meie keskkonda lubatud piirnormide järgi on sätestatud, eks ole, siis sellise, no suurusjärgud, eks ole, et umbes sellise 20-minutilise toime järel palus ta siis, ja ta tegi ka enne, palus sooritada matemaatilisi tehteid ja siis umbes 30-35% nendest üliõpilastest halvenes selle matemaatiliste tehete sooritusvõime oluliselt peale seda siis sellist lühikest töötlust, aga kui me nüüd toome selle igapäevasesse, tänapäevasesse ellu, eks ole, ja mõtleme, et väikestel lastel on siin ööpäevaringselt telefonid, eks ole, voodi kõrval, siis võib-olla see teeb öösel mõne piuksu ka, eks ole, mis ajab lapse ärevaks une pealt ära, et keha on pidevalt siis sellise kiirguse rünnaku all ja ka sellist aega taastumiseks, milleks on öö kõige optimaalsem ja parem aeg, jääb vajaka, puudu. Ja ütleme siin, noh, enne ma juba ütlesin ka, et Eestis kahjuks on seda hoitud varjus. Terviseamet on valikuliselt toonud välja uuringuid, mis näitavad, et raadiokiirgus ei ole kahjulik, eks ole, ja see kaitseb ainult nagu telekommunikatsiooni huve ja on hoidnud tagasi neid uuringuid, mis näitavad raadiokiirguse kahjulikku mõju ja neid on ülekaalus, eks ole, nendest 10 000, mida ka siin tervishoiuminister Kennedy välja tõi. Ja see on selgelt kuritegelik käitumine, eks ole, et amet, mis on seatud ja mille eesmärk on rahva tervise kaitse, on võtnud oma eesmärgiks telekommunikatsiooni tööstuse kaitse ja nende huvide kaitse ja kasumi saamise. Ja samas, kui me teame siit kas või näiteks lähedalt naaberriigist, Rootsis mõõdetakse koolides kiirgustaset, eks ole, vaadatakse, kuidas see on, aga sellise kiirguse tasemise mõõtmisega, no vist on näiteks, toome siit kas Belgia, Hollandi, seal on isegi olemas siis riiklikult kohaliku omavalitsuse tasandil toodud välja need samad mobiilimastid, see võrgustik ja ka see, milline on kiirguskoormus nendes piirkondades, et inimesed, kes tahaksid vältida, neil oleks võimalus vältida sellist kõrgema kiirguskoormusega piirkonda. Ja ma võib-olla tooks siia, hüppame nüüd selle kiirguse teema pealt ära, aga ma tuleks nüüd sellise ütleme, meie talveperioodi ja ma näitaks selle, me vist ei ole seda näidanud, aga siin on üks lühike selline, noh, ta on natuke pikem, kogu lugu ei mängi ära, aga jällegi tervishoiuminister Kennedy, see on nüüd mõne kuu tagune uudis, kus ta vastas kongressi viidud sellisele süüdistusele tema kohta, et nüüd tuues välja need vajakajäämised vaktsiinide ohutuses, et ta seab ohtu rahva tervise, eks ole. Aga siin on näidatud, et eelmise sajandi siis jooksul on nakkushaiguste esinemissagedus 70% langenud juba enne vaktsiinide kasutusele võttu. Ma otsin siit välja mõne sellise toreda graafiku ka ja ta tsiteerib siin teadusuuringuid, eks ole, et ei ole jälle see, et Kennedy arvab niimoodi või noh, mingisugune kamp arvab. Näete, siin on nüüd, vaata, mis see nüüd oli siin, mis haigus see oli. No siin on näha, vaatame kohe, lähme natuke tagasi. Nii, mis haigusega tegemist oli? Leetrid, eks ole. Noh, leetrid näete siin, mis siin on 45. kus oli kukkunud, eks ole, rohkem kui isegi üle 70%, aga 63. võeti leetrite vaktsiin kasutusele. Leetrid ei ole eluohtlik haigus, sest kas seda üldse selle vastu on vaja vaktsineerida. Järgmine, eks ole, oli läkaköha, näete siin, eks ole, et siin on langus olnud, noh, milline, siin on, no te näete grippi ja ma võtangi kohe grippi, järgmisena üks tore teema veel, et me saame, näed, grippi, eks ole, esinemissagedus langus. Millal esimene vaktsiin tuli? No näed, siin 80-ndatel
laialdaselt kasutusse, eks ole, aga kui sa vaatad siin, näed, siis 1930 ja enne seda juba, lähme siit natuke tagasi, näeme seda kogu, et siin on siis see on siis tegelikult tänu ütleme, jõukuse kasvule, kus saadi linnades eluolu paranes. Puhas joogivesi, kanalisatsiooni sisseviimine, teede väljaehitamine. Toitu sai viia ühest kohast teise kiiremini, riknemata, külmutusseadmed. Ühesõnaga jõukus, inimestele tekkisid külmkapid, kõik selline asi, inimestel oli rohkem pinda elamiseks, kõik need muutused toimusid enne, kui siis avastasid vaktsiinitöösturid, eks ole, et kuulge, võtame sellest aust endale kõik selle ja ütleme, et vaktsiinid tegid seda, eks ole. Aga ma toon neid õigeusklikke vaktsiini inimesi on tohutu palju. Ma näitan siia juurde veel, üks teine uuring mul oli ka, aga see meil siin tehnilistel põhjustel ei tulnud läbi, aga siin ma räägin selle niisama ära. See on nüüd üks hiljutine uuring, kus on näidatud võrreldud gripivaktsiini saanud ja gripivaktsiini mitte saanud inimesi, eks ole. Siin on nüüd näha, vaatame, et ma nüüd viltu ei pane. Sa vaatad siit suure ekraani peal. Ja siin on näha niimoodi, et need, kes said gripivaktsiini, et nendel hakkas siis mingisuguse väikse nihkega, eks ole, nendel oli rohkem gripi haigestumist ehk gripivaktsiini saamist. Siin on nüüd see sinine joon, eks ole. Ja mitte vaktsineeritutel haigestumusgrippi oli väiksem. Et siin on teine uuring oli ka, mul nüüd selle viidet ei ole siit näha, aga see oli selline ka paar aastat tagasi läbi viidud uuring, kus 13 miljoni inimese terviseandmete pealt tehti siis kokkuvõte ja leiti, et gripivaktsiinid põhjustavad nii dementsuse kui ka Alzheimeri tõve esinemissageduse tõusu. Ja see ühekordne gripivaktsiini doos tõstab seda riski haigestuda Alzheimeri ja dementsusesse 10 aastaks. Ja kui me mõtleme neid iga-aastaseid kampaaniaid siin, eks ole, siis et see kuhjub, see vaktsiinis olevat, see vaktsiini toime, see mürgine toime, mis seal on palju ilmselt tegureid sees, mis põhjustavad negatiivseid selliseid mõjusid, need hakkavad võimenduma seal sees ja need inimesed, siis, kes tõsiusklikult käivad iga aasta ennast vaktsineerimas, eks ole, selle uuringu järgi oluliselt suurem oht haigestuda dementsusesse ja Alzheimerisse ja kurb on muidugi selle asja juures see, et nende inimeste analüüsi hinnanguvõime kognitiivsed oskused langevad, eks ole, ja nad ei suuda ennast enam kaitsta selle propaganda vastu, mis ütleb, et tule süsti jälle, eks ole. Ja see käib praegu. Ja nüüd ma võin öelda siin, selle sama mahaliikumise raames on laste vaktsineerimiskava üle vaadatud, sealt on võetud, ütleme, seal oli üle 70 vaktsiini esimese 3 eluaasta jooksul, kuni 18-aastaseks saamise. Sealt on umbes 60 nüüd süsti välja võetud, või tähendab see süstimiskorda on jäänud 11. Kas osariigiti on vist erinev ka? See on ikkagi üleriigiline. Nad on natuke sättinud ennast rohkem Euroopa immuniseerimiskavade järgi. Aga nüüd on väga uus huvitav areng on see, et ma näitan siit see on üks selline mittetulundusorganisatsioon, see on selline Children's Health Defense, kus enne kui Kennedy sai tervishoiuministriks, oli ta väga tegev selles samas lastekaitseorganisatsioonis. See sama lastekaitseorganisatsioon on andnud nüüd Texase osariigis Ameerika lastearstide assotsiatsiooni kohtusse. Ja süüdistus on see, et nad on aastakümnete jooksul teadlikult esitanud valeinformatsiooni kasusaamise eesmärgil, põhjustades sellega raskeid terviserikkeid ja laste surmasid. Nii, aga see pilt, mis sa praegu panid... Seal üleval on... Siin on üleval on viide, see aadress, siin on see Defender, eks ole, see on Children's Health Defense, et selline nagu MTÜ või... Et see organisatsioon on nüüd läinud sellisele kohtuteele, mis on väga murranguline. Eestis ei ole see kajastust leidnud, nüüd leidis, eks ole, et räägime sellest edaspidi jälle, et kuidas see kohtuotsus tuleb, eks ole, aga ütleme siis Euroopa Liidu nii-öelda siis rahva tervise eest vastutavad ametkonnad on praegu vait nagu
kulditrukkis, eks ole, sest nüüd nad vaatavad kohkunult pealt neid, mida meie suurim liitlane, kui meil peaks siin kuskil olema abi, eks ole, oleks tõeliselt ainuke reaalne liitlane, kes meile võiks appi tulla, teised ei tule, mida see omal maal teeb, eks ole, et ta on pööranud pea peale ja liigub vastassuunas sellele, mida meil siin propageeritakse. Ehk siis senise poliitilise suuna ja pettuse paljastamisele ja ka kohtuotsuste tegemisele. Ja ega meil on siin Eestis õnneks õigesti mõtlevaid ja tegutsevaid arste ka piisavalt. Meil ei ole võib-olla sellist organisatsiooni nagu seal Ameerikas, aga koostöö nende organisatsioonidega võimaldab ka mingi organisatsioon ikka on vist olemas, on ju? Jaa, no VCH on olemas ja meil on siin plaanis see mahaliikumine, see on nüüd jõudnud ka Euroopasse, mis on MEHA, Make Europe Healthy Again, eks ole, teeme Euroopa jälle terveks ja me nüüd siin plaanime ka, see praegu käib teavitustöö, eks ole, et aga koonduda ka selle MEHA all Eestis moodustada oma organisatsioon, eks ole, ja siis hakata sedasama ütleme siis tegema teavitustööd ja ka ütleme ettepanekuid siis meie Terviseametile, valitsusele, eks ole, nii, mida on teinud VCH natuke teisel suunal, eks ole, et see VCH kasvas välja nüüd sellest koroonaepideemia ajast, aga et see on nüüd selline selgelt rahva tervist kaitsev. WHO vastane ka natukene, eks ole, see VCH. Ütleme, ta oli ikkagi tervist kaitsev ja tervist edendav, et ei olnud mitte millegi vastane. Kõik meie riigiametid on nüüd inimeste vastased, eks ole, et kõik, mida meie siin oleme teinud, on ikkagi elu jaatavad, inimeste usku tugevdavad, eks ole, ja tervist edendavad, et liikumised ja me pakume ka lahendusi välja, eks ole, mitte me ei kritiseeri. Et kui see World Community for Health ehk see VCH on tõepoolest ülemaailmne ja meil on siin Eestis käinud väga erinevate riikide esindajad sellest organisatsioonist, tõesti on globaalne, siis Ameerika mahaliikumine või selle arsul siis Euroopa Healthy Again, eks ole, Ameerikast initsiatiivi saanud. Jah, meil on ka selle Euroopa osaga koostöö olemas, nii et ega need algatused ei tule ainult Ameerikast. Ameerika teeb samamoodi Euroopa nii-öelda heatahtlike inimestega koostööd ja see on ka selles suhtes ikkagi globaalne. Et mitte ainult Maailma Terviseorganisatsioon oma globalistliku agendaga, vaid ka vabatahtlikud ja tervemõistuslikud ja ütleme siis südametunnustusega inimesed teevad samuti koostööd ja meil on hea meel selles osaleda. Nii? Aga nüüd enne kui me siin lõpule teeme väiksed vahekokkuvõtted ka, et tõesti enamikke teemasid me oleme ju varasemates saadetes rääkinud ja tutvustanud. Me toome järjest esile ka seda, kui keeruline on ütleme koalitsiooni valitsuses leida ühist keelt teiste koalitsioonipartneritega ja neid otsuseid, mis me oleme siin ette valmistanud lõpuks ka volikokku tuua. Eelmise saate lõpus me palusime kõigil kuulajatelt kannatust, et näiteks esimesel lugemisel ja teisel lugemisel me oma eelarvet menetleme. Saaremaa valla eelarve jõuab nüüd jaanuari lõpus järgmisel nädalal kõigest esimesele lugemisele ja parandusettepanekuid me teeme sinna siis veel veebruari alguses, et veebruari lõpus teisele lugemisele ja nende parandusettepanekute käigus me loodame siis tuua sisse ka need meie strateegilistest eesmärkidest tulenevad põhilised taotlused, tõsta noorte ja lastega perede toetuste määra, eriti sünnitoetust ja sest et see sündivuse vähenemine on meie kõige suurem strateegiline probleem ja siin ei aita sünnitoetustest ainult, me oleme siin teistes kirjutistes ja saadetest rõhutanud, et tegemist on tegelikult ideoloogilise valmisolekuga, et kui nüüd laulva revolutsiooni ajal taas loodud Eesti Vabariigil ei olnud mingeid võimalusi sisuliselt ju tõsta. Inflatsioon toimis ja raha jäi järjest vähemaks, ostujõud langes, aga laste sündivus ikkagi tõusis. Et sellises, ütleme, vaimses ärkamises on siis see võti. Aga kui ei ole kedagi, kes ette räägib või kaasab, et siis ei saa seda ärkamist olla, nii et tasub mõelda selle võimaluste peale, mis meil tegelikult oma rahva keskel on olemas ja kaasata siis inimesi
teha koostööd nendega, kes on õigel teel. Ja siis me saame toetust ja julgust meie lääneliitlastelt, nii et võib-olla nüüd olekski aeg see alguse lõik üle korrata, mida me siis tuugenite suhtes näitasime ja kuhu siis on jõudmas see arusaamine täiendavate tuugenite vajadusest, et aeg oleks nüüd jõuda lõpu mõistmisele. Just. Ma veel enne, kui me siin olime, rääkisime, sa rääkisid midagi ka sellest põlisrahvaste liikumisest, eks ole? Jah, me oleme seda hoidnud natuke, ütleme, uudisekünnisest allpool, sellepärast, et nii nagu see üldine teadmine, mida me siin levitame, tervise ja kiirguste ja majanduse kohta ja toidujulgeoleku küsimustes, tuli ju väga selgelt esile põlisrahvaste, kohaliku põlisrahva roll Gröönimaal. Ehk siis see vaidlus nüüd Ameerika-poolne soov liita endaga Gröönimaa ei piirdu ju nende ja Taani vahelise nii-öelda leppega, vaid et Gröönimaal elavad inuiidid, kohalik põlisrahvas, kelle põlisrahvaks olemist on taanlased nüüd ka siiski suhteliselt hiljuti nõustunud toetama ja seda siis tulenevalt rahvusvahelistest lepetest. Ja neil on oma parlament seal ja oma rahvas, et paratamatult põlisrahvas. Ja põlisrahva õiguste toetamist või taotlemist oleme siis alustanud siin Eestis intensiivselt ju pärast mida? Pärast seda, kui mingi rahvusvahelise projekti ja meie oma valitsuse sellise arrogantsusega asuti Saaremaa merealadele kavandama maailma kõige suuremat tuugeniparki, eks ole, ja seda ilma kohaliku rahvaga kooskõlastamata. No see oli piisav ajend selleks, et saarlased kasutasid siis enesemääramise õigust, mis on kõige põhilisem ühesõnaga inimõigus üldse, ja me tegime siis 2022. aasta veebruaris otsuse kõigist Saaremaa kihelkondadest valitud põlisrahva esindajate osalusel, millega me siis kuulutasime saarlased uuesti põlisrahvaks, et see enesemääramise õigus, me oleme olnud siin kogu aeg, aga ilma selle enesemääramiseta me oma õiguseid kaitsta ei saa, rahvusvahelised lepped näevad ette, et see enesemääramine peab toimuma ja pärast seda me oleme siis vaikselt siin arenenud, aga kuna kõikvõimalikud propagandistlikud rünnakud nii-öelda alles tärkavale ja arenevale organisatsioonile on kahjulikud, siis me ei ole väga roninud avalikkuse ette, küll aga me seda sama suunda kavatseme jätkata ja see on meie otsene selline riigi kaitseline meede, ei ole tegemist separatismiga, me oleme Eesti kodanikud, aga kui rahvusvaheliste lepetega on ette nähtud põlisrahvaste ametlik tunnustamine riigi poolt, siis me seda ka jätkuvalt taotleme. Tänane valitsuskoalitsioon ei ole seda õigeks pidanud. Riigikogu põhiseaduskomisjonis on meie taotlused seni veel tagasi lükatud, aga eks me vaikselt jätkame. Ja mõistmine, et mis tahes võõra agressori nii-öelda otsese ohu korral peab ta arvestama ka kohaliku põlisrahvaga, et isegi kui riik kui selline likvideeritakse, siis põlisrahvad jäävad alles ja nende esinduskogud jäävad samuti alles ja nendega tuleb siis veel eraldi tegelda ja see annab meile tegelikult täiendava enesekaitsemeetme. Vot isegi selliste rünnakute vastu. Isegi selliste rünnakute vastu, et ükski riigi amet põlisrahva territooriumil selliseid asju läbi viia ei saa, võtame saamid ja nende põhjapõdrad, nende suhtes mingi PTA, mingi normatiive kunagi kehtestama ei lähe ja ütleme, et see on niisugune näide tõepoolest väga hullu projekti peatamiseks, aga no ütleme, et neid projekti ega meile sisse tulevaid võõraste ärihuvide teenimist, ka see tuugenid olid ju võõraste ärihuvides Eestist väljaspool olevate investorite neile kogu ressursi äraandmise ilma kohaliku põlisrahva üldse nõu ja aru pidamata, nii et me kindlasti jätkame seda ja arvame, et see aitab meil ka kaitsta Eesti riiki. Nii. Aga vaatame siis, mis meile Ameerika president. Näitame lõpetuseks. Ja see nüüd lõpetuseks, ole? Jaa, näitame lõpetuseks uuesti seda tahad veel midagi meie käest küsida? Praegu on näib, et ma lihtsalt selles mõttes, et
teil seal volikogus enam-vähem siis saate hakkama omavahel? Kannatliku meele ja sihikindla tegevusega. Ei, meil ei ole tülisid, et me ise peame mõistma, et sama jutt, mida näiteks Anti siin räägib, jõuab pikkamisi ka Saaremaa vallavolikogusse, aga me saame siin toetada ju nendele eesrindlikele Eesti kodanikele, lapsevanematele, kes Tartu lähedal või näiteks ka Kuressaares juba vanalinna koolis on koos koolidirektoritega kehtestanud ütleme rangemaid reegleid nutiseadmete kasutamisel ja Saaremaa gümnaasiumis ka, kus Anti on näiteks kooli hoolekogu liige, on juba see projekt peaaegu et rakendamisel. Ja seda toetab tegelikult seda suunda ka Saaremaa valla arengukava strateegia, kus ühe prioriteedina on sisse toodud teise prioriteedina, esimest ma ei nimeta. See ilmselt läheb sellest arengukavast välja, et uue töörühma tegevusel aga kus on ette nähtud fiiberoptilise kaabli toomine Saaremaal igasse kodusse, millega, ja see on nagu selline, sinna tahetakse riiklikud toetust taha, ja eesmärk on see, et inimesed, kes on praegu nii-öelda suvesaarlastena tegutsevad, et neil oleks võimalus, kui nad tahavad kaugtööd teha ja Saaremaale püsivalt kolida, et tuleksid Saaremaale, et suur osa on seda, aga sellega me saaks ka kõik koolid ära kaabeldada ja võtta koolidest välja sellest täiesti ebavajaliku wifi kiirguse, milles meie lapsed siis pidevalt on. Et see on meil ka nüüd selline tegevus, mis seisab ees. Asi liigub edasi, on juba tulemas 6G ja... No need on kõik nüüd see õhu kaudu leviv või siis kaabli kaudu leviv, aga me võime öelda, et ka selle 5G puhtalt ainult kaabli kaudu kasutamine võimaldab 4-kordselt suuremat kiirust väga lihtsalt. Nii et teil on volikogus ka, ma saan aru, Anti, sul on seal nagu probleemi ka, et tohutu kiirgus. Mõned on... No see on meil kõigil, eks ole, teeme siis kõik sellega saavad absoluutselt kõik pihta ja sellega kahjuks saavad kõige rängemalt pihta meie lapsed, sõltuvalt nende, ütleme, ealistest, anatoomilistest iseärasustest, et lastesse tungib see kiirgus palju sügavamalt ja avaldab palju tõsisemat kahjustavat toimet. Et see on tõenäoliselt, see ei ole lihtne, teavitus- ja selgitustöö, aga seda tuleb teha. Aga volikogus te olete nagu wifi'ga ühendatud kõik need arvutid seal? Kõik läpakad? Kõik on nii-öelda õhu kaudu leviva wifi seadme taga ja peame selles keskkonnas siis tegema tarku otsuseid. Tal on raskuseid sellega, jah. On, jah. No siis ongi mõttekam ju juhtme kaudu vedada kõigile. No. Ja, turvalisem töökindlam ka, eks ole, aga see, me võime selle sama võtta ka edaspidi nüüd, meil oli esimene hariduskomisjoni istung, et see teema tuleb sinna ka arutusele, nüüd see kiirgus ja teine on see nutiseadmete mõju lastele, eks ole, et aga seda me saame edaspidi käsitleda. Ja kui sa nüüd enam, sinuna küsimus ei ole, siis paneks uuesti selle alguse, kus siis see on ju tore, me näeme siin, kuidas kõrvaltvaatajad vaatavad Euroopa Liitu, ühelt poolt ameeriklased, teiselt poolt hiinlased, ja vaatavad ja vangutavad ainult pead, mulle tuleb sellega meelde üks selline... Et nad liiguvad enesetapu kursil. Noorel Nõukogude Venemaa ajaloost olid selline samasugune sõjakas kamp oli Weinsteini ja Bezbožniki, ehk sellised sõjakad jumalasalgajad, eks ole, meil on nüüd need rohepöörajad, kes kõrvaltvaatajad vaatavad ja paneb pead vangutama, täpselt liiguvad, eks ole, suure hooga ja lisavad hoogu juurde kuristiku poole, eks ole, tahes kõiki kaasa tõmmata. Paneme uuesti käima selle. Sul oli veel midagi ütelda? Ajalugu kipub korduma, et ajaloolistest näidetest õppimisega me peamegi aru saama, et ega midagi ei ole siin väga uut siin päikse all. Ja tõesti, kui me ikkagi tahame välja tulla oma sellistest strateegilistest hetkel nõrkustest, siis läbi usu, läbi ühise väga selge eluterve hoiaku ja läbi selle, et me kõige lihtsamaid tervist kahjustavaid keskkonnameetmeid siis välistame. Ja seda tuleb teha riiklike ja kohalike omavalitsuste otsustega ja see on võimalik, see ei ole midagi liiga keerulist. Kuulame siis teisi ja võimukamaid. Jah. Nii et aitäh, olid siin Kristjan Moora ja Anti Kukela. Aitäh kutsumast. Pane see siis käima, mis paneme käima. Ette on näidata. Endal selle, no nii, peaaegu kõik tuulikud toodetakse Hiinas.
And yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them. But they don't use them themselves. They put up a couple of big wind farms, but they don't use them. They just put them up to show people what they could look like. They don't spin. They don't do anything. They use a thing called coal, mostly. But China goes with the coal. They go with oil and gas. They're starting to look at nuclear a little bit. And they're doing just fine. They make a fortune selling the windmills, though. And I think really that's one that they wouldn't be surprised if it stopped. They are shocked that it continues to go. They're very friendly with me. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds. They ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them. The consequences of such destructive policies have been stark, including lower economic growth, lower standards of living, lower birth rates, more socially disruptive migration, more vulnerability to hostile foreign adversaries, and much, much smaller militaries. There are windmills all over.